Olen Anett 19 ja nüüdseks kristlane olnud veidi üle 3 aasta ja see on minu lugu. Inimesed, kes mind tunnevad ja teavad midagi ka minu iseloomust, iseloomustaksid mind kui elust rõõmsa tundva, rõõmsameelse, optimistliku mõttelaadiga ja vahest ka hullu tüübina. Ometi pole see aga alati nii olnud. 7 aastat tagasi olin totaalne muretseja, närveldaja. Ma kartsin alati igale poole hiljaks jääda ja minus oli pidev ärevustunne ning mu hing oli haige. Siis tuli mul minna ka pealtnäha lihtsale mandliopile. Paranemisperioodil aga ei suhelnud ma kellegiga peale oma koduseid ja püsisin kodus. Selline eluviis tõi aga mulle depressiivsed mõtted ja ma tundsin, et mind ei ole enam siia vaja. Et absoluutselt kõigil oleks parem, kui mind ei oleks, koormast vabanemine. Peaaegu igal õhtul mõtlesin erinevatele viisidele, kuidas seda teha. Üks päev, mil istusin jälle arvutis e-koolis, tundes, kuidas ma mattun kõigi nende kohustuste alla, et ma ei saa kõigi nende järeltöödega hakkama ja ma tundsin, et pääsu pole. Korraga aga tuli minusse tunne, suva, kool ei ole elu. Ma saan kõige sellega hakkama, kui võtan ained käsile ühekaupa. Ma muutusin, olin vaba ja õnnelik, endist mina polnud enam ning kui tagasi kooli läksin, siis arvan, et keegi klassikaaslastest ei teadnud, mis oli toimunud, kuigi ma tundsin ennast uuena. Ma tegin nalja, kargasin ringi ning nägin elu värvilisena. Teine suur muutus mu elus oli siis, kui tegin päästepalve. Kuigi sel hetkel ei saanud ma päris täpselt aru, mida see tegelikult tähendab, oli minus suur tung see palve ära teha ja ma ei kahetse seda kunagi. Sest see on pöördumatu ja tingimusteta, liiga hea, et mitte vastu võtta või lahti öelda. Jumala tundma õppimine ja temaga koos elamine on elukestev õpe. Kõik muu halb, mis on olnud varem, on justkui meelest pühitud. Jumal on mind alati hoidnud ja viinud läbi mind kõigest, mis on olnud. Aitab olla tugev vastupanus mu sõltuvustele ning teeb mind elavaks. Elu kristlasena pole kuidagi muretum või roosilisem. On tõuse ja mõõne, vahest depressiivseid mõtteid, kuid minus on lootus ja rõõm. Mul on väärtus ja eesmärk. Tänu temale olen julge, enesekindel ja armastatud. Jumal on mu abistaja ja kalju. Ma tunnen ärevust ja samas ka rõõmu teadmises, et meil on võimalus elada koos Jumalaga igavesti. Jumal on teinud midagi imelist inimeste kaudu, kelle tõttu täna sina siin koguduses oled. Inimlikult oleks see võimatu ning mina olen tänulik sellele inimesele, kellel oli panus minu ellu 3D koguduse ja Jumala leidmisesse. Kui sinul on mõni küsimus, probleem, mure, aga ka rõõm, siis palun sul selles mitte üksinda jääda, jagada seda äkki minu või mõne teise koguduse kaaslasega. Aga kindlasti jaga seda ka Jumalaga.